Tere tulemast vaatama ja kuulama hoolimise lauanurga 8. osa. Tänane osa kannab pealkirja hoolimise audit. Mina olen Gert Valdaru ja ka tänases saates on mul kaassaatejuht. Selleks kaassaatejuhiks on Kristjan Jõekalda. Tänane saade on ka veidi pidulikum, sest see toimub Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse 31. aastapäeva konverentsil Hoolime. Meie vestluspartneriks Kristjaniga on 2 toredat riigiteenistujat. Nendeks on Rauno Vinni Riigikontrollist ja Alo Savi Haridus- ja Teadusministeeriumist. Me vestleme nendega teemal, kas kõik toevajadusega noored on kutsehariduses pardal. Selle vestlusringi keskmeks on Riigikontrolli eelmisel aastal valminud audit, mis kannab pealkirja haridusliku erivajadustega noorte kutseõppe ja tööle siirdumise toetamine. Meie saate valguses on tegemist päris hoolimise auditiga. See hoolimise audit toob välja, millised on kutsehariduse väljakutsed. Audit mainib tugispetsialistide puudust, toob välja, et ei ole piisavalt õppekavasid toevajadustega noortele, mis arvestaks nende võimekust ja ka samas tööturu ootusi. Kuid viitab ka sellele, et kutsehariduses on rahastuse puudus ja toob välja veel ka meie ebapiisava koostööoskuse puuduse. Nimelt selleks, et õpilane kutsehariduse lõpus jõuaks tööturule, peavad väga mitmed osapooled koostööd tegema ja see on killustatud auditi hinnangul. Seda auditis välja toodut me ka vestlusringis avame. Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja räägib ka sellest juba, et millised on olnud edusammud, mis auditis on siis ette heidetud Haridus- ja Teadusministeeriumile. Aga me räägime ka paljudel muudel hoolimise teemadel käesolevas vestlusringis. Ma võin öelda teile seda, et kuigi teema on raske ja keeruline, siis vestlusring ei ole surmameeleolus. Saab ka nalja. Head vaatamist, kuulamist ja muidugi ka kaasa mõtlemist. Esimeseks küsimuseks ka teile, et palun defineerige ka teie, et kuidas te mõistate erivajadustega inimeste pardal olekut, et mis see tähendaks teie jaoks? Tere! Kui mina mõtlesin oma töö kontekstis selle küsimuse peale, kas toevajadusega inimesed on pardal või mitte, siis mulle tundus, et oma töös me nägime, kui metafoori siis kasutada, et osa inimesi nendest on kaldal ja osa on tõesti laeval või paadis ka. Ja siis ma mõtlesin sellele, et on see päästepaadi metafoor, et võib-olla selleks, et sinna pardale pääseda, vajavad mõned inimesed päästepaate, aga neid ka pole väga lihtne Eestis võib-olla leida või saada vahepeal, et need kohad on täis või see päästepaat ei ole parasjagu saadaval. Et see on see nagu nurk, mille kaudu meie oleme selle teemaga tegelenud. Alo, kuidas sa defineerid? Ja kõigepealt ma tänan võimaluse siin olla, et see konverents on väga-väga äge nii külastajate kui siis ka siin eesistujate poolest. Ja et siin on inimesed, eelnev esineja, järgnevad esinejad, mu kaasesineja, kes seavad selle lati hästi kõrgele, aga tegelikult tuleb ikkagi alati piirid paika panna, et see teine pool peab ka seal olemas olema. Nii et sellise keskmise, mitte eriti taipliku otsustajana, otsustusprotsesside juures olijana siin ees olla, siis ma arvan, et see annab ka väikest pilti meie ühiskonnast juurde. Ja kuidas siis mõista, nagu just eelkõnele välja tõi ka oma töö kontekstis, siis
erivajadusega inimesed kindlasti on pardal. Noh, see on meie tänase konverentsi, eks ole, selline kandev teema. Aga kus kohas nad seal pardal on? Kas nad on trümmis? Kas nad on vööris? Pakid paneme vööri. Või kusagil mujal, et mul on tunne, et see küsimus, kus kohas on erivajadusega inimesed meil pardal, on täna isegi olulisem, et kas nad on pardal. Sellepärast, et tegelikult ühiskonnas erivajadusega inimesed mõtteliselt või vaimselt on ikkagi aktsepteeritud, aga kas kõikidele vajadustele on vastatud, kas kõik lahendused on nende jaoks olemas, seda veel täna ei ole. Aga mis see mõõdik võiks olla siis? Ehk et nad on kõik paadis. Kõik nad on nagu olemas, nad on statistikas meil olemas. Aga kust me aru saame, et nad päriselt on nii-öelda siis pardal? See on suurepärane küsimus. Õnneks ma valmistusin täpselt selleks küsimuseks ette. Ma tahan öelda, et see mõõdik on järjepidevalt muutuv. Sellepärast, et see olukord, kus me oleme täna, ei ole see olukord, kus me olime eile ja alati saab paremaks minna. Et see on üks hästi oluline küsimus. Ma muidugi notkootsin seda veidi hiljem, et ma oleks sellega lõpetanud selline. Tadaa! Aga hea küll, on alguses. Et tegelikult me tahame ju alati paremini, aga ühiskond muutub ja mõnikord tuleb selline kriis, mis lööb kõigil jalad alt ära. Et Ukrainast ma praegu hakka rääkimagi, aga koroonakriis. Ja ühel hetkel kõik näitajad muutusid halvemaks. Ja tegelikult meie eesmärk ei ole siis enam nagu ronida 2 sammu kõrgemale, vaid tagasi sellele tasemele, kus me olime. Nii et pigem ei ole küsimus selles, et mis see mõõdik on, vaid et kuidas seda täna mõista, mis on see meie järgmine samm. Et see on see oluline küsimus. Rauno, mul on sulle küsimus eelnevalt, enne veel seda, kui läheme siis sinu sellise väikese ettekande juurde. Ole hea, tegelikult räägi korra inimestele ikkagi ka see asi ka lahti, et mis vahe on Riigikontrollil ja õiguskantsleri funktsioonidel? No õiguskantsler tegeleb inimeste õiguste kaitsega, kui ma oma mätta otsast hästi lühidalt vaatame. Riigikontroll tihtipeale uurib seda, et kas riik täidab oma antud lubadusi, eesmärke ja kas süsteemid töötavad. Ma just mõtlesin ennem seda suurepärast mõttevahetust siin kuulates, et nüüd siis tule mina üleni hallis ja räägin, eks ole, siis bürokraadi vaatenurgast, mida me oleme oma töös näinud, et see on hoopis teine kuidagi nagu nurk sellele, mida me teeme. Et tihtipeale me vaatame seda, kas süsteemid toimuvad, kuidas riik toimub, kuidas kohalikud omavalitsused oma ülesannete täitmisega hakkama saavad. Et see on selline süsteemivaade, aga muidugi nagu jõuavad meieni ka need inimeste lood see kaudu, et me teeme seda tööd, mida me teeme, et me oleme neid erivajadustega inimeste töid teinud viimasel ajal ka päris mitmeid, nii et oleme kohtunud siin saalis viibijatega ka nii ametniku poolelt kui ka inimeste poole pealt. Aga jah, et hästi lühidalt tegelikult vaatame, kas süsteemid töötavad, kas riik suudab endale võetud ülesandeid täita. Nii, aga oled sa siis valmis oma ettekandeks? Sa oled siis igapäevaselt Riigikontrolli auditijuht, kes juhtis auditit noorte kutseõpingute ja tööle siirdumise toetamine. Et see ilmus eelmisel aastal, 2024, et me siis, ma arvan, inimestel ongi põnev veel siis korra, kes pole veel lugenud või siis meelde tuletada, mis need on. Aga teiselt poolt me Kristjaniga leppisime kokku, et kuna see saab olema kriitiline, meie hoiame sind, me toetame sind, et ära muretse, me toetame. Ja kui Rauno on ettekande ära teinud, siis me saame arutada selle ümber veidi täpsemalt. Palun, Rauno. Jah, ma saangi vastata sellele küsimusele, et mis see seis siis toevajadustega inimestel on, et me küll vaatasime, me tegime oma töö põhimõtteliselt aastal 2024, välja tuli 2025, et ma arvan ja ma tahan loota, et tegelikult olukord juba praeguseks ongi muutunud ja mitmed nendest asjadest, mida me ka soovitusena ütlesime Haridus-Teadusministeeriumi, olid juba siis töös, kui me oma auditi avalikustasime. Aga jah, et ma toetan sellele küsimusele vastates, et kas inimesed, kas toevajadusega noored on kutseharidused pardal lihtsalt väga konkreetsele meie auditile, see tõenäoliselt oligi see
käivitus, miks mind siia kutsuti, et anda natuke sisendit sellesse debatti, et ma siis mõned märksõnad panin slaidile. Ja hästi lühidalt vaadates me vaatasime oma töös seda, et kas õigusaktides ette nähtud tugiteenused on tagatud ja hästi oluline oli ka riigikontrolöri jaoks see, et ma natukene valgustaks seda, et kuidas inimesed, kes kutsekooli lõpetavad, kuidas toevajadusega inimesed jõuavad tööturule. Et seda me analüüsisime ja vaatasime, et kuidas seda toetatakse kutsekoolides. Ja meie auditeeritav oli Haridus-Teadusministeerium. Ma tahan öelda, et me tegelikult ei vaadanud üksikuid kutsekoole. Me ei läinud isiku tasandile või kooli tasandile, vaid me vaatasime just nimelt seda süsteemi toimimist. Aga eks neid lugusid me kuulsime nii või teisiti, mis olid nagu hästi individuaalsed, nii edasi. Et sellega ma tahan ka veel seda nagu markeerida, et me kuidagi nagu ei näinud, et mingisugust hoolivuse puudus Eestis oleks. Et see küll nagu kuidagi nagu välja ei jooksnud. Pigem oli nagu küsimus selles, et kust võtta need ressursid, et siis need õigusaktides ette nähtud teenused oleksid inimestele kättesaadavad ja need oleksid olemas. Ja põhimõtteliselt me jagasime oma töö, püüdsime niimoodi mõtestada, et me vaatame, et kuidas noor üldse sinna kooli jõuab, siis mis temaga seal koolis juhtub ja kuidas ta siis jõuab tööturule. Ja kui rääkida konkreetsetest leidudest, siis me nägime, et koolides võib siiski hariduslik erivajadus märkamata jääda. Siin on mõned faktid ka slaidi peal, et me nägime, et kui me küsitlesime koole, et 26 kooli, 24 vastajat oli meil, et iga eriala puhul ei kaasatud tugispetsialistide vastuvõtukomisjonide töösse, mis on tegelikult kohustuslik, ja samamoodi tugispetsialiste erivajaduste oli kaasatud erivastuvõtu inimestega töösse üsna erineval määral, et siin see ebaühtlus ongi tegelikult üks märksõna, et on koole, kus on lood paremini, on koole, kus võib-olla nii hästi ei ole, ja see võib päris palju ka sõltuda sellest, et kas need inimesed, kes seda tööd peavad vedama ja tegema, on olemas või mitte, aga selleni kohale jõuame ka. Aga näiteks juhtuski, et osades tugirühmades koolides isegi ei pruugi olla need tugispetsialistid olemas, kes tegelikult peaksid seda tööd eest vedama. Ja üks selline konkreetne tähelepanek oli meil see, et puudusid ühtsed hindamisvahendid või ühtne metoodiline lähenemine, mis tähendab seda, et teinekord võib olla see vajaduse märkamine ka juhuslik. Et meil on selles süsteemis sellist nagu juhuslikkust sees. Ja koolis toimuvat kommenteerides siis see ressursi teema, sellest me ei pääsenud ka üle ega ümber ja üks hästi silmatorkav ju, ma arvan, et kõik teate seda. Probleem on see, et Eestis on puudu psühholooge, eri- ja sotsiaalpedagooge ja see tuli meie tööst ka väga selgelt välja. Ja see muidugi ju mõjutab seda, et kuidas siis kool suudab teenuseid ja tuge pakkuda toevajadusega noortele. Et 90% koolidest ise ütles meile, et nad kas ajutiselt või siis püsivalt ei suuda tegelikult kõiki neid vajadusi, mida õpilastel on, katta. Tegelikult Alo viitas ka samale nagu küsimusele või murekohale. Tööjõuturule siirdumise mõttes, ka see kindlasti ei ole uudis, ei olnud meile, ei ole ka teile, aga leidis kinnitust meie töös, et see tööturule siirdumine ikkagi on üks keeruline, see on üks võtmekohti tegelikult, ma arvan, ka meie töös ja üks peamisi sõnumeid, et see on hästi tähtis, et noored saaksid tuge, kas sellel hetkel, kui nad hakkavad siis kooli lõpetama ja peaksid leidma endale elus ja tööelus koha, et see juba algab sellest nagu planeerimisest peale, et õppekavade avamisel ei olnud sellel hetkel, kui meie vaatasime veel päris hästi õppekavade avamine ja tööturu nõudmised, eeldused, vajadused kooskõlas. See muidu puudutab kõiki õpilasi, mitte ainult toevajadusega inimesi. Aga kui veel natukene seda teemat nagu avada, siis kõik need meetmed ise, individuaalsed karjääriplaanid, praktikabaaside leidmine ja just nimelt ka koostöö siis erinevate institutsioonide osapoolte vahel, et koolid, töötukassa, siis ettevõtjad, et ta ei toiminud niimoodi, et see noor saaks ikkagi päris hästi siis või sujuvalt minna koolist tööturule.
et see on nagu tõesti üks kitsaskoht ja mida me ise nagu vaatasime ja analüüsid ka, mida me lugesime välja tõid, et just nimelt see töökohapõhine õppe oli üks märksõna, mis mujal on hästi töötanud ja seal meile tundus, et seda võiks Eestis palju tugevamalt eest vedada ja toetada. Ja eks jällegi jõuame ringi tagasi selle ressursi küsimuse juurde, et raha, et kui me vaatasime seda võrdlust, et kutsekoolid versus gümnaasiumid, siis seal rahastamismudelid olid juba nii ebavõrdselt üles ehitatud, et sul on toevajaduse inimene, võib-olla ta õpibki seal kutsekoolis ka, eks ole, kutsekeskharidust. Sul ei tohiks mingit vahet olla tema toetamises nagu gümnaasiumis ja siis kutsekoolis, kutsekeskhariduse suunal. Aga tegelikult see on niimoodi, et rahastamismudeli iseärasust tulenevalt. Et see oli üks kindlasti mille teema, mida me pidime markeerima ja nüüd on ka huvitav teada, et mis sellest nagu teemast on saanud, et mul on ka väga huvitav nüüd kuulata, et mis vahepealsed arengud on. Aga see oli nagu üks oluline nagu tähelepanek meie vaatest. Ja üks lõpetuseks üks selline nagu õiguslik vaade, et iseenesest on see, kui ma üldistan, siis ma ütlen, et mulle tundub, et või me leidsime, et meil ei ole nagu normides või õigusaktides ei olnud probleemi. Okei, juhendeid võib alati nagu rohkem olla ja nendega töötatakse ka, aga sellel tasandil küsimust ei olnud. Küsimus on selles, et kuidas sa rakendad seda, kas sul on ressursid olemas, et see töö kõik, mis on vajalik, suudetakse ära teha. Aga üks dimensioon seal siiski see on ka, et kui me mõtleme natuke võrdsuse peale, et kas inimestel on ühtemoodi kättesaadavad õppimisvõimalused, siis me nägime seal küsimärke, aga pigem nagu see küsimus meie vaatest oli see, et kas õigusakt on piisavalt selge, et mida see tähendab üldse, et kas õpe on kättesaadav erinevatel tasemetel igal pool üle Eesti ühtlaselt ja ilmselgelt ta ei ole. Siin on nagu väga debati küsimus, et kas meil on ressursse üldse, et ühtlaselt seda kättesaadavust tagada, sest et sa võid paadiõpet võib-olla nagu koondadagi Saaremaale ja põllumajandust ja metsandust Viljandisse, Võrumaale ja tööstust võib-olla täitsa mõttekas teha Ida-Virumaa keskselt, aga igatahes meil on vaja sellist nagu kokkulepet või paremat nagu analüüsi sinna alla, et kuidas see võiks olla Eestis korraldatud, et oleks tasakaal nende võimaluste ja vajaduste vahele. Nii et kui ma olin sunnitud hästi lühidalt vastama sellele küsimusele, et kas selle töö vaatest olid toevajadusega noored inimesel pardal, siis ma ütleks, et sellel hetkel nad ei olnud. Nagu ma alustasin, et mulle tundub, et osad ikkagi olid seal kaldal veel. Ei olnud paatidesse pääsenud ja sinna laevale saanud. Aga kindlasti tahaks markeerida, et me tegime oma põllutööd infokogumist aastal 2024, sellest on päris palju aega juba möödas. Et ma loodan, et see nihe on juba nagu paremuse suunas liikunud ja loota lihtsalt, et me andsime ka inspiratsiooni, et selle teemaga rohkem ja tõsisemalt ja tugevamalt tegeleda. Aitäh. Alo, kord nüüd, aga ennem kui Alo räägid, siis ma pean natuke sind kaitsma ka. Et siis, kui Riigikontroll seda auditit tegi, siis Alo veel ei olnud üldse kutsehariduses selles mõttes haridusministeeriumis tööl on. Et täna sa töötad Haridus- ja Teadusministeeriumis kutsehariduse oskuste poliitika osakonna juhatajana. Ja ütleme siis varasemas elus oled sa olnud nii õpetaja, õppejuht kui ka koolidirektor üldhariduses. Kas sa nüüd, kui see, mida sa ei teadnud ja kui sa tulid tööle Haridus- ja Teadusministeeriumisse sellest auditist võib-olla veel midagi, kas sa nüüd juba kahetsed? No 2024, kui seda auditit koostati, siis ka sellel hetkel oli mul päris huvitav töö, et kui õiguskantsler rääkis siin Vabaduse koolist, siis sellel ajal olin mina Vabaduse kooli ikkagi juriidiline direktor ja selle kooli rajaja. Nii et ka selle teemaga see kokkupuude on olnud ikkagi hästi-hästi tihe. Mul on olnud hea meel ja au siis olla siin kutsehariduse vaates Haridus- ja Teadusministeeriumis tööl ja seda on see siiamaani. Ja kui nüüd kommenteerida seda Riigikontrolli auditit, siis tegelikult mina isiklikult ja minu kolleegid oleme hästi tänulikud selle tehtud ja põhjaliku töö eest, sest see on andnud väga olulise, tõuge on vähe öeldud, pigem on nagu väga selge aluse järgmiste sammude astumiseks, just nimelt selle auditi järelduste põhjal. Et eks siin läbi selle
auditi esitamisele järgnenud diskussiooni on, mõned asjad on juba tehtud, kas kõikidest asjadest on Riigikontroll ja Haridus- ja Teadusministeerium ühtemoodi aru saanud, need tõlgendamise ruumid, aga see on juba selline tehniline debatt, aga see need põhimõtted, mis toodi välja, on ju tegelikult väga head ja väga õiged. Nii et nende põhjal neid muutusi ellu viia on, see on väga hea alus nende muutuste ellu viimiseks. Kas sa praegu oskad juba välja ka midagi tuua, nagu Rauno ütles, et tal on huvitav kuulata, et äkki on juba midagi sealt, mis auditi hetkel ei olnud vajas nagu lahendamisest tänaseks ära lahendatud? Issand, see viimane ära lahendatud, need 2 sõna tekitasid minust sellise väga kerge lühis, et ma ei tea vist päriselt ühtegi asja, mis maailmas on ära lahendatud. Et kõik on kogu aeg protsessis, et me jõuame mingisuguse teetähiseni ja siis läheme sealt edasi. Ära lahendatud ei ole kindlasti mitte midagi, aga me oleme astunud päris mitmeid olulisi samme edasi. Et kui nüüd alustada regulatsioonidest, siis see kohustus, et tugispetsialist on ikkagi kõikide kutseõppeasutuste vastuvõtukomisjonides sees, seda on täpsustatud ja seda rakendatakse nüüd oluliselt aktiivsemalt. Lisaks on terve rida neid vastuvõtu juhendeid koostatud ja selline õpilase erivajaduse hindamise selline ühtne raamistik on ka siin koostamisel. Õppepakkumise osas see on ilmselt kõige keerulisem ja see on üks suuremaid või mastaapsemaid ilmselt oleks õigem öelda Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtmisi ja see tegelikult ei puuduta mitte ainult seda, et igas kutseõppeasutuses siis praegusel hetkel oleks erinevad erialad erivajadused õppurile. See on siis, eks ole, paljuski 2. ja 3., aga ka 4. tase ja sealt edasi, eks ole, jätkuõpe ka. Vaid need on tegelikult ju koolivõrgu küsimused üldse laiemalt. Ehk siis, kuidas meie riik suudab piiratud ressursside tingimuses tagada siis selle, et võimalikult paljudel õppijatel oleks võimalikult lähedal, võimalikult hea ja võimalikult valikuterohkne haridus. Et seal oli juba 4 võimalikkuse kriteeriumit ja iga üks järjest nagu kitsendab teist, sellepärast et ressursid meie riigis, me teame väga hästi, et need tegelikult on piiratud. Nüüd rääkides rahastusest, siis raha on kutsehariduses alati vähe ja alati võiks rohkem olla, aga nagu on öelnud üks ministritest, et sellist olukorda ei ole, et avalikus sektoris kellelgi kusagil kunagi raha oleks üle. Alati on kõikidel puudu ja kõikide vajadusi ei ole võimalik rahuldada. Nüüd kogu kutsehariduse eelarve on võrreldes 2025. aastaga siis kasvanud ligi 10%, et 107 miljonilt siis 118 miljonile siis 2026. aastal, aga see on siis Eesti kutsehariduse antava sellise tegevustoetuse see põhieelarve kogu summa. Ja kui me räägime nüüd rahastusmudelist, siis tegelikult kehtestati selle aasta jaanuaris, siis hakkas kehtima kutseõppeasutustele uus rahastusmudel, kus on see toevajadusega õppijate rahastus eraldi välja toodud. Ning see rahastus siis 2026. aastal on ligi 13,8 miljonit, mis tegelikult on siis üle 10%, ligi 11% sellest kogu kutseõppeasutuste eelarvest ja siin kogu kutseõppeasutuste eelarve juures see tähendab ka siis taristut, õppevahendeid, nii õpetajate kui siis kõikide töötajate palka, ja see 13,8 miljonit siis on lisaks, et kui needsamad õpilased, keda on siis ka rohkem kui varem, ehk kui me räägime pardale tulekust, siis pardale tuleb aina rohkem, et eelmisel aastal neid õpilasi oli üle 3500, siis 2020 õppeaastal siis 2025.–6. õppeaastal ehk siis käesoleval aastal me oleme ületanud selle 4000 piiri, kellel on siis EHIS-es
see erivajaduse märge juures. See tähendaks seda, see 13,8 miljonit, et kui seda märget seal juures ei oleks, et kõik nad saaksid läbida tavaõppekava, tavarutiini kohaselt, siis nad oleks ikkagi kõik õpetatud. See on puhtalt veel lisaks erivajadusega õppurite toetamiseks. Vist sai ring peale, et küsige juurde. Ma lihtsalt tahaks siia juurde küsida, et selles suures pildis, mis see suurem probleem on Eesti Vabariigis? Kas pardale võtmine nii-öelda või pardal hoidmine? See on ju ka omaette probleem. Et kumb see suurem probleem on? Ei, ma unustasin ühest asjast rääkida, et tegelikult see ongi keeruline asi, ma ei tahagi sellest rääkida. Aga tegelikult nii nagu Riigikontrolli audit välja tõi, liikumine koolist tööle. Ja kõige suurem probleem ei ole mitte pardale võtmine, pardal hoidmine, vaid see minek sealt ühelt laevalt teisele. Ehk siis sealt sellelt kooli ja hariduse laevad sinna töölaevale. Ja et need teed on väga keerulised, et kas seda on võimalik siis tõsta kraanaga või on sealt see trapp või selle lahendamine on erakordselt keeruline, et me kohandame õppekavasid, et nad oleks vastavuses tööturu nõudlustega, et siis see OSKA raportite kohaselt püüame toetada seda töökohapõhist õpet, pakume siis juba Digiriigi Akadeemia kaudu koolitusi siis tööandjatele, et nad oskaks paremini hakkama saada või toetada siis töökohapõhist õpet just erivajaduste vaates. Aga sellest kõigest on vähe, see on ikkagi kõige keerulisem probleem ja see on ka keeruline probleem selles mõttes, et kui me ühe kooli teema saame ära lahendada nii Haridus- ja Teadusministeeriumi kutseõppeasutus, nii tegeleme, rahakott on ka meie käes, õppekavad on ka meie käes, see on üks asutus, üks selline silodor, siis see nõuab juba väga mitmete erinevate osapoolte koostööd. Sellepärast, et see juba puudutab, eks ole, ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja nii edasi ja nii edasi. See, kuidas siis see õppur pärast kooli lõpetamist jõuab tööturule, sest need kaks ei ole omavahel väga tihedalt ja lingitud väga tihedalt seotud. See on probleem. Kas sa, Rauno, sul kuulasid alati, et kas sa said mõnele küsimusele endale praegu vastuse? Kui ma seda viimast sõnavõttu kuulasin, siis mulle tundus, et ta tõesti värskelt meie auditit veel üle lugenud. Et tegelikult oli see seal hästi kajastas seda, mida me oma auditis ka välja toome, et mida oleks vaja teha, kus need kitsaskohad on. Ja see muidugi on teekond, eks ole, et selle vähese ajaga, kus meil veel auditi avalikustamisest ja põllutööst on nagu möödas, et see kindlasti on protsess. Aga sa pead, et teekonna lõppu jõuda või verstapostini jõuda, sa pead hakkama minema. Et minema mulle tundub, et on ministeerium kindlasti hakanud. Et meie omalt poolt saame seda lubada, et me teemad seirame edasi, et see on meie standardprotseduur, et me tuleme nende teemade juurde ühel hetkel tagasi ja tahame vaadata, et kuidas nende soovitustega, mis me tegime, on läinud. Aga nüüd üks nagu küsimus mul natuke hinge peal on, ma ei tea, kas sellele kohe saab niimoodi jooksu pealt vastata, ta on mõneti nagu tehniline, aga see on selline nagu teema, mida me arvan, et me ühel hetkel peaksime nagu sisse vaatama, et kui palju tegelikult ikka ressurssi jagub ühele inimesele. Et kui meil isegi suureneb, eks ole, see eelarve üldse ja toevajadusega inimeste noorte toetamisel ja just rääkisime, et neid inimesi tuleb juurde. Ma juhuslikult kuulasin eile hommikul Tarmo Loodust raadiosaates Reporteritunnis, kus ta ütles, et tema koolis juba pooled on toevajadusega. Et see kasv on lihtsalt nagu meeletu. Et kui palju ühele inimesele seda nagu ressurssi jagub. Et see on nagu see üks nagu küsimärk minu jaoks või see teema, mida vaadata nagu, kuidas seda dünaamika hakkab minema. Aga ma mõtlen seda, et ma lihtsalt rumal inimese küsimus, kas keegi pole selle peale mõelnud, et me paneme meeletu raha magama õpetades lapsi. Kõik need erivajadused, kõik see asi. Ja siis lõpuks tuleb see, kui ta peab nüüd siis sinna tööle minema, aga see huvi ju puudub. Ehk et keegi ütleme, et ei anna mingit stiimulit sellele tööandjale, et ta võtaks neid inimesi järjest juurde. Kas tegelikult äkki, me oleme nagu, või te olete selle ühe otsa lahti teinud, inimesed saavad targemaks, inimesed, kõik need toegrupid ja kõik see asi on tehtud koolist alates, esimesest klassist alates, kõik on tore. Aga see lõpp,
see läheb nagu alati Eestis. Et äkki oleks vaja toetada ka seda seltskonda, neid tööandjaid, erasektor, miks ta peaks olema huvitatud sellest, et tuleb üks selline inimene tema firmasse. Kas seda ei ole võimalik teha näiteks mingite maksusoodustuste või selliste asjadega? Kas sellest ei ole kunagi keegi rääkinud? Räägitud ikka on. Me konkreetselt seda ei auditeerinud, sest palju on räägitud. Poliitika valikuid ei saa kuidagi kommenteerida, aga täna niimoodi otsustatud ei ole. Ehk siis nagu jooksvasse poliitikasse me oma töödega sekkuda ei saa, siis me peame natuke nagu fookust hoidma. Aga küsimus on legitiimne. Meie igatahes vaatasime seda, et see oli selge kitsaskoht, see üleminek koolist tööandja juurde. Et me rääkisime sellest just nimelt, et tuleks tööandjatega rohkem koostööd teha. Hästi suur vastutus on muidugi kutsekoolidel, kes lihtsalt võib-olla ei jõua seda nii palju teha, kui vaja on. Alvo tegelikult mainis, et tööd tuleb teha ka ja tehaksegi ka tööandjate endaga, et nende teadlikkus kasvaks, et nad oleksid paremini valmis selleks, et inimesi enda juurde võtta praktikale. Aga mis seal veel on, et koostöö, siis seda mainis ka Alot, koostööd ka MKM-iga, kes tegelikult vastutab tööjõupoliitika eest täna, et seal on nagu võib-olla meie nägime oma auditis, et on võimalusi tihedamaks koostööks kutsekoolide, siis töötukassa vahel näiteks, töötukassa teenuste pakkumiseks toevajadusega inimesele just nagu tööle minekul, et võib-olla seal praktikateemad, siis töövõime hindamine, et me nägime kuidagi, et isegi see info ei liigu piisavalt hästi koolide, siis töötukassa ja võib-olla seal neid kolmnurgas selles raamistikus on rohkem osapooli veel. Ka kohalikud omavalitsused tegelikult peaksid oma õla panema alla noortele, kui vaja on. Aga mis seal vastutab on küsimus, kuidas info liigub? Osapooli ongi hästi palju, on töötukassa, MKM, tööandjad, Haridus-Teadusministeerium, kutsekool. Kuidas tekitada see olukord, et tehakse aktiivselt koostööd, just seda, mida ka siis Kristjan rääkis, et see noor ühelt pardalt liikudes teisele nagu pardale ikkagi jõuaks, et ta ei kukuks vette ja ei jääks siis koju, mis ongi palju on pandud aega, ressurssi noore õpetamisele, aga ta jääb koju, sest ta ei jõua sinna tööturule. Et kuidas seda koostööd soosida siis? Meie mõte oli juhtumikorraldaja. Kas nüüd ma ei tea, kas see on amet, aga see oleks nagu roll, ehk siis mille võiks nagu ellu kutsuda, et ja ma arvan, et see on tegelikult ministeeriumide või süsteemi sees, nende silotornide vahel vaja kokku leppida, et kes see nagu juhtumikorraldaja võiks olla, aga selline nagu roll võiks eksisteerida, et selle noorel on üks inimene, kelle poole pöörduda ja kes tegelikult korraldab seda infovahetust, suhtlust, aitab talle üles otsida selle informatsiooni, mida ta antud hetke kõige rohkem vajab, eks ole, et tal on võib-olla kontaktid olemas, ta teab, kellega rääkida ja nii edasi. Me võime seda kogemust jagada, et meil on tööhõivespetsialistid, kes tegelevad sellega, et see on väga hea tähelepanek Riigikontrolli poolt. Vabandust, ma lihtsalt ühe asja tahan siia juurde öelda. Tegelikult minu arust on see tõsine probleem just selle poole pealt, et ega siis noor kõik ei ole 6.-7. klassist alates, et nad ei tea, kuhu nad tahavad minna. Tegelikult on see samasugune on tavakoolides, on erikoolis, ükstapuha kus. Inimene ei tea, mina ei teadnud ka enne ülikooli minekut 2 kuud, kuhu ma üldse tahan minna. Ja kui ma küsisin poisi käest, aga mida sa tahad oma eluga edasi teha, see tegi ka nii. Me saime siia kooli ja ta lõpuks sai aru, mida ta tahab. Ta olid silmad särasid, ta tahab saada abipagariks. Halleluuja! Ja siis me käisime 3 kohta läbi, või õigupoolest siit koolist inimene käis igipull otsa ees temaga kõikides nendes pagarikodades ja need tegid omakorda. Nii, kõik. Ehk et üks ärkas, aga ega see teine ei ärganud, et need tuleb ka kuidagi ärkama saada. Et mingid hoovad seal, aitäh, aga muud ei jää üle, sest et muidu nad jäävad hammasrataste vahele ja nüüd ta tuleb koju tagasi ja istub kodus edasi ja teebki nii, keegi ei taha. Alo, mis siis teha? Et need seda njahki vähemaks jääks. Tegelikult ma arvan, et meil on kõigil üsna ühine arusaam, et asjad toimivad maailmas täiesti klassikaliselt, on pitsa ja präänik. Piits ja präänik. Ma ütlesin, natuke läks juba.
eks ole, üks vahend on see jõumeetod ehk seadusega anda kohustus selle täitmist kontrollida, kui seda ei täideta, siis määratakse vastavad meetmed ja nii edasi. See on üks asi. Ja teine asi tegelikult on siin välja toodud, aga jällegi see on poliitiline valik ja rakendamata. Ehk siis see präänik või siis see pitsa, et teatud finants, teatud ressurss, mis käib kaasas, siis toevajadusega inimese tööle võtmisega. Et ega seal väga palju muid lahendusi ei ole, et heast tahtest leiab ka kindlasti kedagi, ja see on juba tulnud välja siit vestlusringist ja selle tõi välja ka Ülle Madis, ehk siis kui on endal kogemus, siis see toimib palju kergemini. Aga kuni seda endal kogemust ei ole, piitsa ei ole, präänikut ei ole ja eesmärgin hoopis kusagil mujal, äriliselt kasum näiteks, et siis ei ole seal praktiliselt ju ühtegi hooba, kuidas siis seda ka tööandjat mõjutada. Et kahju, et selline positiivselt alanud jõuab lõpuks sellise argise tõdemuseni välja. Nii, meil on tulnud väga palju küsimusi inimestelt, et käime siis neid läbi, et esiteks Alole, aga Rauno, sa saad ka täiendada, sest ka oma auditis te puudutasite seda teemat. Kuidas suurendada erivajadustega õppijate õppimisvõimalusi? Suurendada. Jah, et neid valik oleks mitmekesisem, ma eeldan. Ja, tegelikult sellele on mul täiesti ametlik vastus ka olemas. Ametlik vastus on selline, et praegusel hetkel on meil Haridus- ja Teadusministeeriumi skeemas 2. ja 3. astme õppekavade seireuuring ja rakendusuuring, et pärast seda tööle minek. Ning selle põhjal siis me teeme tegelikult siis järeldused, et koostada uued õppekavad. Nii. Aga ega see nüüd väga vale ka ei ole. Et esiteks see rohkemate erialade pakkumine on üsna elementaarne. Et see on meil siht ka järgmisteks aastateks ja see on seotud ka sellise jällegi laiema hariduspoliitilise suundumusega. Ehk ka kutsehariduses on siht sinna poole, et mitte iga kool ei õpeta võimalikult paljusid erialasid, vaid toimub ikkagi teatud erialade koondumine. Ja see siis tähendaks ka seda, et nendes valdkonna juhtkoolides ideaalis võib-olla, kui natukene unistada, siis Euroopa vaates kutsehariduse tippkeskustes, siis ei ole ainult see absoluutne supertipp, vaid tegelikult on olemas õppekavad ja lahendused siis selles valdkonnas siis kõikidele õppijatele, alates siis sellest teisest tasemest ja tegelikult sealt ülespoole ka. Et see on üks nendest lahendustest. Kas Riigikontrollil on lisada midagi siia? Mõtlesin sellele, väga ei ole, aga kommenteerin nii, et meie tõime selle probleemi hästi teravalt välja, et see eksisteerib, et just ka toevajadusega noortele erialade valik oli ülipiiratud. Me kirjeldasime selle probleemi hästi teravalt ära, aga ma arvan, et seda tegelikult siin saalis viibijad teevad isegi väga hästi, et või juba poliitika kujundajatel oli tarvis see nagu mustvalgelt veel nagu ette anda. Aga mina mõtlesin seda kommentaari kuulates ka sellele, et huvitav, kas hariduskeskuste kontseptsioon ka kuidagi siin nagu appi tuleb, et me üritame kokku panna rohkem neid koole ja siis see kaudu luua rohkem neid õppimisvõimalusi ja nii-öelda nagu viimasel ajal hästi palju räägitakse nendest õpiradadest. Ta nagu küsimärgiga. Ja aru saada. Muidugi tuleb. Et see lahendus on seal muidugi keerulisem. Sellepärast, et ka see hariduskeskuse kontseptsioon ise, et ta ühest küljest on selline rohkemate õpiradade pakkumise võimalus ühe katusel õpilase sujuvam liikumine. Aga sellel on ka see teine pool olemas, et vähemalt osa hariduskeskustes siis kujuneb piirkondades, kus mitut erinevat kooli ei ole mõtet ega võimalik üleval pidada, mis tegelikult tähendab siis ressursi koondamist, see annab küll õpilastele paremad võimalused, aga ei tähenda veel alati valikute paljusust, vaid võib tähendada mitut valikut, mitte palju valikuid, et see probleem seal tekib. Aga see, et igal õpilasel peaks olema huvide ja jõukohane õpitee, see on meie suur, see on meie kokkulepitud poliitiline siht, see on haridusstrateegiline siht ja
sellest sihist me kindlasti ei tagane. Ja selle sihiga tegelikult käib kaasas ka seesama õppimiskohustus, mis praegusel hetkel on ning seejärel ka need uued tekkinud õpirajad sinna juurde. Praegu just tuli välja see ettevalmistav õppemäärus ja pressiteade, mis on sellega seotud. Ehk üks õpirada ka ehk just tuge vajavale ja erivajadusega õppijale on ka see ettevalmistava õppeaasta, kus temaga töötatakse võimalik, et grupipõhiselt oleneb siis sellest vajadusest, aga ka individuaalselt ja individuaalse õppekava alusel selleks, et ta saaks selle tõuke haridustega jätkata. Ja see toob mulle täiesti mõtte, mida ma ei ole mitte kellegagi kokku leppinud, ehk see poliitiliselt ehk lendaga võib-olla oleks tarvis sellist ettevalmistavat aastat ka tööturule minekuks, et tööturu ettevalmistav aasta, kus individuaalse töökava alusel siis koos toega saaks käia aasta tööl enne kui iseseisvalt tööle asuda. Seesama tööpraktika, ehk siis nagu töö ja praktika tihedam sidumine. No see oleks sealt samm edasi, et kui tööpraktika on eelkõige kooli juures ja kooli vastutus, selles mõttes, et on kooliõpilane, et sealt siis ta oleks ikkagi nagu ametlikult töötaja, no jah, selline üleminek. Aga just see nagu, see koht tundub ülioluline olevat, et see on see koht, kuhu on vaja panna nagu tähelepanu ja ressurssi. Väga, jaa, see on väga hea mõte, mida kindlasti võiks edasi arendada ja mõtelda, et see ei linti ka veel, et siis me saame küsida Alo käest, kuidas mõttearendus on läinud aasta või 2 pärast. Riigikontrolli audit ju tegelikult räägib ikkagi ka palju selles mõttes rahast, on ju. Et põhimõtteliselt on ju, millest me räägime, et raha on puudu. Alo tõi välja siin, et 10% on raha juurde saadud, aga ka üks tähelepanelik kuulaja küsib sellest vaatenurgast küsimuse siis, et kui nimetatud Aaviksoo analüüs ütles, et kutseharidus on tugevalt alarahastatud, siis kas see 10% tõi august välja? Elukallidus on ju tõusnud päris mitu protsenti. Kindlasti mitte. Kutserahastus on endiselt alarahastatud. Aga kui siit edasi küsida, et kui palju puudu on siis? Väga hea küsimus. See oleneb sellest, millist kutseharidust me tahame. Kutseharidus kui selline kestab edasi ka praeguse rahastusega. No, selles mõttes, et õpetajad on, koolid on olemas, taristu on olemas, kas ta areneb, kas see hariduse kvaliteet paraneb? Ei. Seda praegust rahastust on vähe, aga see ei tähenda seda, et homme lõpetataks kutseõppe pakkumine ära. Ei lõpetata. Nüüd, mida me tahame juurde? Kas me tahame aktiivset arendust? No, see siis maksab kusagil 6–8 miljonit. Kas me tahame juurde seda, et paremini oleks rahastatud täiendavad ametikohad, mida kutseõppeasutuses kindlasti on tarvis rohkem kui üldhariduskoolis. Ehk kogu see kutseõppe on korraldatud ju teistsugustel alustel, seal ongi tarvis ka rohkem neid inimesi, kes tegelevad selle konkreetse õppimise tugiteenusega. Noh, ma ei tea, kas või tallimees, traktori hooldaja, rohkem on pinda, millega tegeleda, eks ole. No, kõige labasemad näited. Ehk kas me tahame, et see osa oleks paremini rahastatud, neid inimesi oleks rohkem, saaks seda õpet paremini pakkuda, no see maksaks 7,8 miljonit. Ehk siis niimoodi on võimalik nendest tükkidest kokku panna ja me jõuame väga kiiresti sinna 150–160 miljonini, tänase 118 miljoni asemel ja sealt edasi ka. Kui me tahaksime ehitada ühe uue kutseõppekeskuse, siis meil on üks silmapaistev hariduskeskus, kus pakutakse nii kutseõpet kui üldharidusõpet Tallinna südalinnas, suur must kast nimega Muba, mille maja läks maksma ligi 40 miljonit koos kõikide asjadega veel oluliselt rohkem. Kui me tahaksime rajada uue kutseõppeasutuse kuhugi, siis ma arvan, et see on see number, millest me alustame, juhul kui me räägime betoonist ja siis sellega kaasnevatest asjadest. Nii et jaa, siin on vastus olemas, kui palju on tarvis hea kutseõppe andmiseks. No, miljardi võtaks kohe vastu. Meil oli aruandes üks dimensioon, mida kaudu seda auku saab iseloomustada, et kui me küsisime koolidelt endalt, et kui palju teil oleks vaja juurde tugispetsialiste, eks ole, inimesed,
ülioluline, et just seda nagu koolide võimekust tõsta, tuge pakkuda, et toona oli siis 45 inimest olemas ja 40 oli puudu. Nüüd vahepeal on olukord kindlasti muutunud ja tugispetsialiste ongi juba rohkem. Korra üritasime nagu selle pildiga ette saada, mu kolleegid aitasid siin seda analüüsida, et äkki oli 52 nüüd üle Eesti, aga mida me nägime ja mida me kindlasti tahame ka tulevikus võib-olla vaadata veel, on see regionaalne vaade. Et mõnes kohas on need olemas, mõnes kohas ei ole, eks ole. Et räägime maakondadest siis või piirkondadest. Ja see on kindlasti ka üks probleem, et kui me vaatame Riigikontrolli mandaat, vaatame süsteemi vaatest on ebaühtlus jätkuvalt suur teema ja siin tuleb nagu sellel teemal ka silma peale pidada, ühesõnaga, et inimeste puhul oli see tuli just nagu välja, et see on väga ebaühtlane ikka see inimeste olemasolu piirkonniti ja seda teemat tuleks ka nagu vaadata, et kui ma mõtlen sellele, et mida haridusministeerium veel peaks tegema, meie auditi valguses on see, et ühtlustada kogu süsteemi ka, et see vaata ei olekski nagu loterii, et sa jääd sinna kaldale, et see oleks nagu ikkagi nagu süsteemsem, eks ole, et see ei oleks juhus, et näed, tema sai laevale ja mina ei saanud. Kristjan, mina tunnen ennast hästi turvaliselt, et mul on ka terve elu on selles mõttes kas ametnik või siis töötan riigitööl. Mina saan täitsa aru, mis räägitakse. Kuidas sina praegu tunned, kui ametnikud, meie kolmekesi siin räägime ametkonna keeles juttu? Saad aru? Ikka saan aru. Millest sa saad aru? Et kõik on pekkis. Ma olen sellest aru saanud, et raha ei ole. Seda tuleb Aktuaalsest kaamerast iga õhtu. Aga ma saan aru, et see on probleem ja tegelikult, et see ei ole nagu ainult üks probleem, nagu praegu välja tuleb, et raha ei ole ka väga palju teisi asju. Puudub võib-olla tahe ja tahtmine ja puuduvad spetsialistid ja kõik asjad on puudu ja kõik see tuleb ikkagi kokkuvõttes ju kuhugi raha taha. Nii et, aga mina arvan jällegi seda, et kui me siin vahepeal läksime väga negatiivseks või selliseks halliks, siis tegelikult on ju, vähemalt inimeste entusiasmiga on suudetud ju ikkagi väga palju ära teha. Ma vaatan jällegi, ma ei oska seda suurt pilti ma võib-olla ei näe, aga ma näen oma kodus oma poisi nägu. See on nagu asi, millest ma saan aru, et kõik on nagu tegelikult vähemalt tema puhul on hästi, ehk et ta on tulnud keskkonda, kus ta on saanud toetust, ta on oma eluga rahul ja tal on lõpuks hakanud tekkima siht silme ette. See on ju minu arust kooli üks põhimõtteid, et sa suunad selle noore ellu, et ta ei jää lihtsalt nagu ta meil 6 aastat enne siia kooli tulekut istus oma 12 ruutmeetrises toas arvuti taga. Et võt see on selle asja mõte ja minu arust vähemalt teie kool või sinu kool ja teie siin olete saanud sellega suurepäraselt hakkama ja ma ei kahtle meie kool siis ikka. Teine kool ikkagi, jah. Meie. Jah, et ma ei kahtle selles, et kõik ju teevad seda tööd, lihtsalt halb on see, et tehakse nagu suure entusiasmiga, aga seda raha poolt nüüd ei ole. See on, mis sa teed? Meil on kodus ka samamoodi. Suur armastus, aga raha pole. Ma tahaks ka toetada, et oleks sama asja öelnud lõpuks, et ja ma märkeerisin ka seda korra nagu oma sõnavõtus ennem, et me hoolivuse puudu vist kohe kuidagi nagu ei märganud. Me tegime ju intervjuusid ka ja me isegi töö käigus arutasime oma vahel, et näed, nagu inimesed on nagu olemas, aga vaata, seal võib see probleem tekkida ja kui sa hästi palju panustad ja hingega oled küljes, siis tegelikult nagu kes kõige kiiremini läbi põleb. Need inimesed, kes nagu hoolivad kõige rohkem ja tohutult siis vaeva näevad selle nimel, et oma hoolivus ellu viia ja muretsevad, et me peame hoidma neid inimesi, kes meil on seal süsteemis juba sees ja seal on see mure, et kui sul on neid spetsialiste puudu, siis nagu üks inimene lihtsalt ei suuda seda kõike teha. Mitu meie vaatajat, pole õige sõna. Näed, mul kiirus kinni praegu täitsa. Ikka vaatajad. Vaatad või? Tänulikud vaatajad. Külalised, osalejad, et on küsinud ka selle küsimuse, et aga mida ikkagi siis teha, et kooli saaks palgata rohkem tugispetsialiste ja eripedagooge. Ja me täna nagu kuulasime ka seda, et see toevajadustega noorte arv kasvab.
Alo, mul on sulle küsimus, et sa oled nagu töötanud nüüd üldhariduses ja kohati on ikkagi kutsekoolides on tunne töötades, et see üldhariduses nagu justkui on lihtsam palgata neid eripedagooge ja tugispetsialiste, sest sinna nagu antakse vahendeid nagu rohkem kui kutsekool. Et esiteks kommenteeri korra seda, et kas sa nagu tajud seda täna kutsehariduses olles sellega, et justkui üldhariduses on nagu lihtsam palgata tugispetsialiste ja eripedagooge. Ja teine on see, et mida siis võiks teha tulevikus sinu vaates, kas siis haridusministeeriumi tasandilt või kooli tasandilt, et neid tugispetsialiste oleks hõlpsam värvata? Jälle selles mõttes, et siin on nagu positiivne, kõik teevad hingega tööd ja siis ma tulen ja rikun jälle kõik ära. Ei, see ei olnud üldse ju negatiivne, see on elu. Olles töötanud päris pikalt üldhariduse süsteemis, peaaegu 20 aastat ja tõesti Eesti määrest ääreni, Põlvast Tallinnani, Jõgeva sinna vahepeale, Tartu ka, saartele veel ei ole jõudnud, aga see, vaatame edasi. Siis ei ole üldhariduskoolis neid ressursse kusagilt üle, sealt ei ole mitte kuidagi võimalik kergesti leida mis tahes tugispetsialiste. See nõuab väga suurt kooli, et oleks võimalik moodustada korralik tugimeeskond, kus on näiteks 3 spetsialisti juba, psühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog. Tihtipeale väiksemates koolides juba ressursi pärast tuleb leppida ühega ja kõige keerulisem olukord ja see ühendab tegelikult meie nii kutseharidust kui siis ka üldharidust on see, et tõesti konkreetselt häid inimesi, kes on korraga hoolivad, korraga pädevad ehk siis sobivate oskustega ja korraga kvalifitseeritud, siis see on enam-vähem nagu ükssarvik või draakon, et kui sellist näed, siis tuleb teda hoida hästi õrnalt, kätel kanda iga päev ja kohvi ja koogikesi eraldi, sest et ta on niivõrd haruldane. Ehk siis tegelikult on kvalifitseeritud spetsialistide puudus meil üle-eestiline. Ja see probleem, millega Riigikontroll välja toob, see piirkondlik erinevus, see on see, millega me igapäevaselt tegeleme ja mitte ainult tugispetsialistide vallas, vaid tegelikult ka aineõpetajateni ja mis tahes spetsialistideni välja. Ja olukord piirkonnas paraneb koheselt, kui sinna saabuvad, ma ei tea, pärast ülikooli või kolivad ühest kohast teise 2-3 tipptasemel spetsialisti. Koheselt kogu piirkonnas olukord paraneb. Tekivad võrgustikud, tekib tugi, tekib mingisugune arenemine, mingisugune kasv, mingisugune see teenus paraneb. Ja kui keegi läheb ära klassikaliselt kolib Tallinnasse, siis koheselt jääb sinna päris pikaks ajaks korralik tühimik. Ehk see, et igas Eesti koolis saaks anda kvaliteetset haridus, see on ülisuur väljakutse, ülisuur. Ja, aitäh. Jälle väga põnev on olnud ja aeg on nii kiiresti lennanud, et meil on praegu aeg on nüüd viimaseks küsimuseks. Ma küsingi teie mõlema käest seda, et mis võiks olla see üks asi, mida ei peaks tegema ja see üks asi, mida peab kindlasti tegema, et tulevikus tunneksid noored, et nad on kutsehariduses pardal. Need on omavahel üsnagi hästi seotud küsimused. Ma tahaks öelda, et üks asi, mida ei peaks tegema, kuid millist mõtteviisi on endiselt omajagu üle Eesti, on see, et erivajadusega noored kuuluvad erikoolidesse. Et kahjuks, väga kahjuks, seda kuuleb täiesti erinevates seltskondades, erinevatel tasanditel, mida ei peaks tegema, ei peaks olema, ma teen jutumärgid, sest ametlikult neid ei ole olemas, aga erivajadustega õpilaste vabasid koole, kus on ainult
head, ilusad ja parimad. Ehk siis ei tohiks olla sellist eristumist, ei tohiks olla segregeerumist. Et noored on pardal, kui nad on osa. Ja see ongi täiesti normaalne osa meie ühiskonnast. Nad vajavad natukene ühes või teises kohas tuge, aga tegelikult igaüks meist vajab ühes või teises kohas natuke tuge. Eks ole? See on siis see, mida ei tohi teha. Mida peab tegema? No ma ütleks oma ametikoha ja senise kogemuse valguses, et hästi nagu sellise haridustöötaja ja ametniku pilguga, et tegelikult me peaksime ikkagi seda ja me tahame ka seda õigusruumi ühtlustama, et see toevajadusega noort puudutab ehk kaudselt, aga see, et kutseharidus elab täiesti omaette õigusruumis, üldharidus elab täiesti omaette õigusruumis ja liikumine nende kahe vahel on päris keeruline. Et me vajame ühte õigusruumi ja see tegelikult aitab kaasa ka siis sellele infolevikule, see aitab kaasa suhtlemisele tööandjatega. See, et meil on üks õigusruum, aitab tegelikult siis kergemini mõista ja paremini liikuda. Jah, sellele küsimusele saab vastata 100 erineval moel. Vali üks neist. Et jah, ja kui ma mõtlesin ühe asja peale, siis see tuleb kuidagi väga üldine. Aga kui ma nagu mõtlen sellele, kui ma võtan ikka oma mäta otsast, sest selleks ma ju siin olengi, et rääkida omast tööst ka. Et mina tahaks, et oleks suurem võimekus need õigusaktid siis nagu ellu viia. Ja see on nagu muidugi nagu 100 peaga lohe, et see on see nurjata või wikit probleem, millel tegelikult nagu sellist lahendust ei ole, aga millega sellele vaatamata tuleb kogu aeg tegeleda, et kuidas tõsta võimekust erinevatel tasanditel. Ja Riigikontrolli inimesena mind huvitab see võimekus ka, mis on koolide tasandil ja mis on omavalitsustes, mis on ministeeriumis. Ja mulle tundub, et võib-olla nagu saab nagu asju paremini teha, on see, et võib-olla ministeerium peaks ka koole rohkem toetama. Ja siit tuleb võib-olla see mõte, mis nagu selle takistuseks on või mida ei tohiks teha, et ma tihti peale kõrvalt vaatajana, ma iga päev ei ole ju nendest teemades sees, ma tegelen 100 muu asjaga ka, nagu, et kus see kiirustamine tuleb teinekord nende reformide ja nende muutustega. Ja sellest ma nagu hästi ei saa aru. Ja kui ma kuulan siis osapooli, siis ma näen, et inimesed ei saa aru, et mis on kuidas seda reformi ellu viiakse. Isegi võib-olla see mõte jõuab kohale, aga kuidas see ära tehakse, see on sama võimekuse teema, kust me võtame selle kus me inimesed ja aja ja raha võtame, et see muutus ellu viia. Ja teinekord ma näen lihtsalt, et see kiirustamine kuidagi rikub ära nagu palju asju, mis võib-olla nagu rahulikuma tempoga minnes nagu saaks nagu sujuvamalt ellu ja mul tuleb ikka see anekdoot kogu aeg meelde, mida eestlased räägivad rootslaste kohta ja vastupidi või siis jaapanlased ameeriklaste kohta, et kuidas me nii kaua ette valmistame neid protsesse ja räägime läbi 1000 korda, võiks juba ammu nagu ära teha. Ja siis rootslased vaatavad siiapoole, ütlevad, kuidas nad nii nagu kähku kõik ära teevad ja pärast on kõik lippedi-lappedi ja mitte mingi asi ei tööta, eks ole. Et seda tahaks, et asjad töötaks nagu rohkem ja paremini ja see eeldaks nagu sükest tuge ka siis ministeeriumilt koolidele ja koolidelt siis nagu oma töötajatele ja koolitöötajatelt lastele ja see on nagu see kuidagi minu küsimus, et kuidas me saaksime ülalt alla selle nagu loogika niimoodi tööle, et kõik nagu oleksid ühes paadis ja võib-olla võtaks seda kiirustamist teinekord maha. Ma tegelikult tean, kus see tuleb poliitikast, parteipoliitikast. Nii et meil on raske seda kontrollida, aga lihtsalt see on see koht, millele ma olen mõelnud, et kus saab paremini olla. Ala just enne viitas, et positiivsust võiks rohkem olla, et ma siis sellele teemale praegu ei lähe. Ei, siit ka ettepanek, et tegelikult Riigikontroll võiks viia läbi valitsuse auditi ja teha seal juures ettepaneku, et kõik alustatud reformid, valitsuse tööplaan ja projektid tuleb ellu viia järgmise valitsuse ajal. Et see valitsus mõnikord ikkagi venitatakse ka nagu, aga kuidagi... Aitäh teile, aitäh. Õigel hetkel, Gert, õigel hetkel. Aitäh, Alo. Aitäh, Alo ja aitäh, Rauno. Meil on ja veel paar maali. Me
mis me saime Anna-Liisalt, et üks pilt, mis ma arvan, sobib väga hästi just Riigikontrollile esitada, on koer. Et te olete nagu valvekoer. Et Rauno, palun. Ja haridusministeeriumil on ka meil kingitus ja pilt. See on väga selline ilus pilt, kus on, kuidas nüüd seda öelda, mis stiil see on? See on Okei, et ja siin tuleb, et põhimõtteliselt see pilt on ilus ja mulle nagu meenutab seda nagu kutsehariduse reformi, et on nagu natukene, siin on nagu ka udu peal, et veel ei ole nagu selles mõttes reform lõpuni läinud, et kõik ei ole veel selge, et küll saabub ka see, et kui kõik saab selgeks, kuidas kutsehariduse reform läks, et selline pilt alla sulla. Kallid vaatajad ja kuulajad, ma tänan teid, et leidsite aega olla hoolimise lauanurgas. Seekordne osa kandis pealkirja hoolimise audit. Koos Kristjan Jõekaldaga vestlesime Riigikontrolli esindaja Rauno Vinni ja Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja Alo Saviga teemal, kas kutsehariduses on toevajadusega noored pardal. Usun, et nõustute. Need 2 ametnikku suutsid keerulisel teemal rääkida lihtsas keeles, arusaadavalt, konkreetselt ja ilma keerutamata. See on riigiteenistuja puhul suur pluss ja väärtus. Ja ma usun, et te nõustute ka selle mõttega, mis saates kõlama jäi, et kutsehariduses ei ole hoolimisest puudust. Tahe on, kuid natukene jääb puudu ressurssidest ja vahenditest. Ja kui me näeme vaeva selle nimel, et haridusmaastikule rohkem kutseharidusse vahendeid, rahalisi vahendeid juurde antakse, siis on võimalik ka näidata üles veel rohkemat hoolimist toevajadustega noorte suhtes, mis omakorda viib selleni, et toevajadusega noored on pardal. Vähe sellest, et nad on pardal, nad ei ole ka parda ääres, vaid meie keskel ja saavad tunda ennast turvaliselt. Saavad tunda nii turvaliselt, et neil on võimalik edasi liikuda tööturule, leida seal endale koht ja elada ise seisvamalt kui seni. Loodan, et seekordses saates käsitletud Riigikontrolli audit, mis meie jaoks on hoolimise audit, ei kuku laua pealt maha, ei kao kuhugi koridoridesse, ei kao tolmustesse riiulitesse, vaid seal välja toodud väljakutsetega tegeletakse edasi. Ja nagu te vestlusringis kuulsite, on selleks lootust. Mina olen Gert Valdaru, järgmiste kohtumisteni juba tulevikus. Saagu hoolimise audit jätkuvat tähelepanu ja saagu meid ühisel pardal palju.